Tervist! Olete sattunud kuulama sellist podcasti nagu Lugu pildis, kus me käsitleme erinevaid teemasi vastavalt inimesele. Ja esimeseks olen ma kutsunud endale siia Keiu Virro ja tahan rääkida palverännakutest. Teema, mis on mind ennast köitnud ja mis on hästi põnev ja huvitav ja Keiu on meil ka telestaar selles osas olnud. Nii et tere Keiu! Tere ja aitäh, et sa oled kutsunud mind siia rääkima ühel minu kindlasti lemmikteemadest. Tahaksin teada, kuidas oled sina jõudnud sinna palverännaku teekonnale, et mis sind nagu sinna viis, et mis ajendas nagu sind üldse nagu minema, et kaua aega tagasi see oli ja sinu nagu seda siukest mõtestatust nagu selle palverännaku teekonnade nendel käimistel. No siin on esiteks muidugi palverännak võib tähendada nii paljust erinevaid asju, võib olla vabalt ka enda sisene palverännak ja ka neid füüsilisi teekondi on maailmas palju. See, millest me täna siis peamiselt räägime, on Camino de Santiago ehk siis Hispaania palverännuteed. Minu jaoks see alguspunkt oli päris ammu, aeg on muidugi väga suhteline, aga aasta 2010 oli see, kui ma esimest korda läksin kõndima ja kõndisin tol korral Portost Santiagosse. See kõige lihtsam tee. See on see sama. Mõttes on, jah, ta on ka üks lühemaid. No see on nüüd see sama, mis ma 2 aastat tagasi tegin. 10 aastat unistasin ja siis tuli see hetk, et võt nüüd ma lähen. Aga see Santiago tee on sealt Portost hästi lihtne. Et see on suuremas osas ikkagi sirgmaa mööda ookeani äärt. Ja. No masohhistid võib-olla võivad valida mõne teise tee, aga selle taustalugu omakorda on, ega ma ka päris niimoodi kohe ei mõelnud, et selline tee on olemas ja siis kohe ei tormanud. Mina sattusin lugema Tiina Sepa raamatut Loomingu raamatukogus, kas see võis olla Peregrina päevaraamat või Peregrina päevik või midagi umbes sellist on selle nimi. See haaras kohe kuidagi endasse ja mõtlesin, et see on asi, mida ma tahaks kunagi teha, aga kohe võib-olla ei olnud sellist, ma ei tea, kas julgust või ei osanud seda stardi kohta leida, aga paar aastat pärast selle lugemist, või oli see aasta pärast selle lugemist, kes mäletab enam, millal need asjad ilmunud on, juhtus 2 asja korraga. Et üks asi oli võib-olla selline isiklik väike, kuidas ma seda ütlen, see oli mingisugune hetk minu elus, kus ma ei olnud päris kindel, mida ma teha tahan ja kuidagi taevas oli muutunud minu kohal tumedaks, ilma sellel oleks mingisugust välist väga selget põhjust, et justkui midagi objektiivselt halvasti ei olnud, aga kogu aeg oli kurb olla. Et kas see oli sinu jaoks seotud ikkagi mingi eneseotsimisega? Ma ei tea, võib olla ka see eneseotsimisega või lihtsalt suure sooviga, et oleks natuke parem olla ükskõik milliste vahenditega. Ja teine asi, mis juhtus, oli see, et sõber Mehis Heinsaar oli parajasti käinud seda sama teekonda koos praeguseks meie hulgast lahkunud Andres Ehinaga ja nad kõndisidki just nimelt samamoodi seda Portugali teed. Ja tema kirjeldus sellest oli ka kuidagi väga võluv ja võib-olla siis ongi, et see isiklik hetk või selline halvem hetk oli see inspiratsioon või see hetk, et kui ma siin enam ei leia, mida teha, siis võib-olla võin otsida ju sama hästi sealt, mis seal ikka halvemaks läheb, aga selle teevaliku määras siis võib-olla see soovitus tol hetkel. Aga kui ma võtan hästi lühidalt kokku selle, mida see esimene kord tegi, sest tegelikult oli tõesti üsna selline lühikene aeg, sest kas on 280 kilomeetrit, midagi umbes sellist, et mingi 9-10, 11-12 päeva maks kõndimist, aga juba see aeg oli piisav. Et kui ma jõudsin lõppu, selle teekonna lõppu, siis ühtäkki tundusid kõik inimesed ilusad ja head. Taevas võis olla otseses mõttes hall, sellepärast et ka liitses, kus see teekond lõpeb, sest juhtimist sajab päris palju. Aga seest metafoorses või vaimses mõttes oli kõik muutunud minu jaoks väga palju ilusamaks. Ja tol hetkel ma mõtlesingi, et ma tahaksin läbi käia kõik need peamised teekonnad, mis Santiagosse viivad. Ja sellest jäi siis päris mitmeks aastaks selline
mõnus eesmärk, et kui ka midagi oli parajasti kuidagi stressirohkem periood või midagi sellist, siis mul oli ikkagi see eesmärk, mida oodata. Et ma ei käinud igal aastal, mõnikord jäi mitu aastat vahele, aga ma teadsin, et see tuleb jälle, seda oli kuidagi nii tore oli oodata. Ja alati, kui ma tulin, siis ma tulin tagasi mingisuguse sellise uue energiaga ja see usk inimestesse ja sellesse, et maailm on tegelikult hoolimata kõigest jamast, mis vahepeal võib juhtuda, nagu päris äge koht, et see on jäänud sealt minuga kindlasti. See on nii huvitav, et millistel ajenditel keegi läinud on, kui ma inimestele räägin, suur osa inimestest küsib, kas sa oled nüüd valgustunud või? Et sa käisid palverännakul, et kas sinuga nüüd toimus mingi transformatsioon või mingi selline asi, siis ma iga kord ütlen, ei, ma läksin lihtsalt kõndima. Ma olen inimene, kes tohutult naudib, terve elu olen sporti teinud ja naudib nagu ka kõndimist ja matkamist ja igal pool looduses käimis ja olekut ja minul oli lihtsalt unistus kõndida. Ja kui ma inimestele ütlen, nagu, kõik vaatavad mulle otsa, et mis mõttes nagu kõndida, et umbes inimene peab kindlasti sinna minema, et see palverännak on umbes siis, kui sul on suured probleemid ja kõik sellised asjad. Kuigi see ongi, inimestel on erinevad ajendid, et miks nad lähevad. Mina läksin kõndima, teised lähevad oma hinge parandama, et kuidas keegi. Et kuigi ma näen, et see on hästi hea koht tõesti nagu iseenda leidmiseks ja just üksinda. Ja sellega ma olen nõus. Ma olen käinud enamasti üksinda, mõnel korral on liitunud mõni sõber mõneks üksikuks teejupiks ja see on ka väga tore aeg olnud. Aga kui sa oled üksinda, siis kuidagi avatum kõikidele inimestele enda ümber. Plus võib-olla see asi ka, et kui kellegi kahekesi eesti keeles räägid, siis kellegi polegi võib-olla niisama lihtne ligi astuda ka sulle. Ise mõtlen, et tõesti, kui ma läheks, et ma tahaks seda kogemust anda oma lapsele. Ma olen seda enne ka ütelnud, välja kirjutanud, et tollel hetkel, kui ma kõndisin, ma kirjutasin endal kõik iga päev, kirjutasin kokkuvõtte, postitasin selle oma fotolehele Facebookis ja nüüd ma tõstsin ümber need ka kodulehele, et kodulehel on ka kõik need täpselt selle hetke nagu need emotsioonid ja need tunded või asjad, mis mind nagu valdasid või mis minuga juhtus tee peal, et see on mul endal blogis olemas isikliku selle kategooria all. Aga et selle palverännakul üksi minekul on just see, et see meeletu nagu vabaduse tunne, et kui sa oled selle aja võtnud, et ma ei oska isegi sõnadesse panna seda tunnet, mis mind valdas, kui ma need päevad seal käisin, et sul ei ole ühtegi kohustust, sa ei pea mitte kellegile nagu mitte midagi ütlema, sa ei pea mitte mingit aru andma või sul ei ole kohustust süüa teha või et kõik sellised asjad. Et see meeletu vabaduse tunne, see uskumatu tunne, mis on hoopis nagu teistmoodi, et millega sa tegelikult oled kogu aeg kammitsetud. Ja just see mitmekesi või kahekesi käimine, et ma nägin nagu seal tee peal, kuidas see tegelikult kammitses nagu teisi inimesi. Esiteks ta võtab ära selle avatuse, et sa oled maailmale totaalselt avatud kõigiga nagu suhtlemiseks, eri olukordades nagu hakkama saamiseks. Ja ma sattusin näiteks sellisele tüdrukute pundile, sakslased olid ühes majutuses ja sakslastel pidi olema see punktuaalsuse teema, et nad teavad täpselt ette, kõik on nagu planeeritud, juhuslikkust olla ei saa. Ja siis ühel sakslannal siis viskas juhtme nii-öelda kokku see, et tema ei tea, kus tema järgmine ööbib. Ja siis temal tekkis paanikaatakk. Ja millise stressi ta pani sellele teisele tüdrukule. Ja siis me olime seal nii-öelda selles majutuskohas ja siis need teised seal kõik nagu suhtlesid selle tüdrukuga ja lohutasid seda nagu kaaslast, sest see läks haiglasse. Et umbes, et temal nagu umbes oli infarkt või süda nagu seisma jäämas või midagi või mis iganes ta seal nagu endale tekitas. Pärast õhtul, kui ma nägin, kui ta tagasi tuli sinna, sel inimesel ei oleks nagu mitte midagi viga olnud. Et tal tekkiski nagu see lühisesse minek sellest, see teine tüdruk selet, et sellest, et ta ei suuda nagu arvestada või olla. Ja ütles, et ilmselt jääb meie palverännak nüüd pooleli. Et see tüdruk otsustab nagu, et umbes nemad enam ei jätka. Ja see teiste inimeste nagu jälgimine seal, kes olid nagu mitmekesi või nad olid nagu kahekesi, et nad olidki nagu suletud. Need, kes üksi olid alati kohe võtavad avasüli sind vastu aga kui on kaks inimest, siis nad olidki üksteise poole, nagu ütleme kõndimisel ka, nad on suunatud üksteise poole nagu rääkimise ja suhtlemise olemisega. Et neil puudub nagu see vaade nagu igale poole nagu mujale.
Mõtlen, et see ei ole tingimata alati halb asi, et see näide, mille sa tood muidugi, kui kellegi teise rännakut see võib potentsiaalselt muuta, et see on võib-olla iseasi, aga ma arvan, et paljude jaoks võib-olla sobibki see, et tahangi ainult selle oma inimesega suhelda ja kõik muu on kuidagi boonus. Et see on, ma arvan, et see ongi jälle inimese... Kuidas kellele sobib, eks ju. Mina kõige esimesel teekonnal väga palju päevi kõndisin koos ühe hiirlaste seltskonnaga näiteks. Teid sellised, ma arvan, et vist peaaegu kõik üle 60 aasta vanad, nad olid seal heal tegeval põhjusel, et stiilis, et kõnnivad ja siis koguvad sellega, ma ei tea, kas vähiraviks või midagi umbes sellist raha. Nad olid kohutavalt tore punt, nad olid koos nii ägedad ja nad võtsid mind väga mõnusasti vastu oma seltskonda ja kuskil külas küll ähvardasid mind lammaste vastu vahetada, aga ma ei saa teed. Ma võisin olla muidugi selles mõttes ise esile kutsunud sellega, et rääkisin mingisugust briti koomikus, et hiirlased, kas see ei ole enam-vähem briti hiirjad, mis seal vahetamine peale, et olid see we will send you back to Russia, mis tänapäeval kõlaks palju hullemini, aga ka tol hetkel tõi mulle kohale, et Iiri ei ole briti. Aga ei, tegelikult need, kes mõtlevad, et kellel on see võime üksi minna, siis mina soovitan kindlasti pigem üksinda. See kahekesi, see on ikkagi see, et ta võtab sul natuke seda taju tegelikult vähemaks ja sa pead arvestama ikkagi kogu aeg teise inimesega. Sa pead tema kiirusega arvestama, kui kiirelt tema kõnnib, millal temal kõht tühi on, millal sinul kõht tühi on. Tegelikult kogu see asi hakkab tegelikult mängima. Ja võib-olla siin, kui ühe sellise võimaliku vaatenurgana pakun välja selle, et jällegi, et minu meelest see ei pruugi olla halb asi, sest sõltub, kuidas sa teekonda võtad või kui sa lihtsalt naudid kõndimist, on üks asi. Mina olen kuidagi ajas harjunud, ma ei tea, isegi ei oska põhjendada, miks, aga mulle hirmsasti meeldib võtta neid teekondi sellise elumudelina või et ma saan sealt mingisuguse kontsentreeritud nipi millekski, mida rakendada pärast ülejäänud elus. Ja kui on olnud mingisugused teekonna osad, kus on näiteks keegi olnud minuga kaasas, kes võib-olla siis, rütmid on väga erinevad, tahab näiteks hiljem ärgata, igal pool läheb hästi palju aega, jõuadki kuskil hilisõhtul, siis minu jaoks on see olnud kokkuvõttes väga hea õppetund selle koha pealt, et ma tegelikult ka olen õppinud sügavalt sisse välja hingama, aru saama, et see asi ei ole mitte temas, vaid minus, et ma olen kärsitu ja selles mõttes, et mitte ma nüüd oleks kuidagi välja ravitud oma kärsitusest, aga ma arvan, et olukord on paranenud. Keegi ei saa keelata mul arenemast, eks ju. Et ma arvan, et selliseid olukordi on võimalik tõlgendada ka niimoodi. Ja siin mest väga palju olenebki sellest, et kuidas inimesed lähenevad neile asjadele teemadele, et ma olen näinud ka seda, kuidas need inimesed, kes saavad seal sellise tohutu hea energialaengu, aga nad juba ette mingis mõttes kruvivad seda kuskil lõpus maha, siis on seda, aga nüüd ma lähen tagasi koju, seal on kõik asjad, nüüd on jälle halvasti, aga see teine lähenemine on see, et sa võtad selle hea positiivse energia kaasa sealt ja siis lähed sellega uusi mägesid vallutama nii-öelda oma koduses elus. Et need on kaks erinevat lähenemist ja see sõltub ikkagi, ma arvan, hästi palju sellest, mille sa valid. Ja samas on see, et ma näen kindlasti seda, et kahekesi käimisel on sellisel juhul, kui sa kardad, et sa ei oska keelt, et kes on, ütleme, niisugust meist vanemat generatsiooni tegelikult, kes ei räägi inglise keelt või kes ei räägi hispaania keelt või et vene keelega seal hakkama ei saa, sellisel juhul ongi see täiesti okei, et sa lähedki kellegiga kambas, et kui sul on tõesti, aga samas vaatasin ise, seal osad olid täiesti umbkeelsed, et mis iganes riigist või kus nad olid, aga käivad ära, hakkama saavad, et midagi tegemata ei jää. Aga Eestist on ka päris paljud, kes käivad tegelikult kahekesi. Et on, ma olen näid ulgivad nendes gruppides on igal pool, kus nad postitavad. Et nad käivad mees-naine, käivad sõbrannad oma vahel. Ja tegelikult, keda ka üsna palju tee peal kohtab, on näiteks isad, pojad, emad, tütred. Isegi väikeste tittedega oldi. Väikeste tittedega oldi, ma ei tea, palju need tited nüüd siis oskavad sellest arvata. Need olid kärus. Aga näiteks
endalgi Eestist hea tuttav on käinud 3 põlvkonna naistega koos. See on eriti ja nii palju, kui ma olen tagantjärele kuulnud, siis tundub, et läks väga hästi, jäid ellu ja oli tore, et ikkagi ta võib olla väga lähendav mingites olukordades või justkui on mingisugused vanemate ja lastel ka sellised keerulisemad suhted, siis ma olen aru saanud, et see on koht, kuhu mõned lähevad ka näiteks suhteid klaarima ja kui läheb hästi, siis tulevad tagasi tugevamana aga ma olen täiesti kindel, et küllap võib seal teel ka väga hästi tülli minna hoopis. Aga põhiteid on 7, on ju? Põhiteid, see on natuke, kuidas neid võtta. Mina olen käinud korduvalt Portugali teel, sealhulgas ka Lissabonist alates, Prantsuse teel, Põhjateel, mis jookseb siis mööda rannikut siis teiselt poolt. Ja mis ma siis on Primitivo ja Via della Plata, ehk siis 5 teed on need, mida mööda on midagi. Ja siis oligi 2 oli minu teada veel mingid lisa, et praegu loetakse vist 7 nagu kokku. Seal on mingid pisikesed jupiksed veel ka kuskil. Primitivot öeldakse, kui ma praegu õieti mäletan, kui ma olen neid lugenud, kas ei olnud see, et kõige ilusam tee või? Ta on, ma arvan, et ta tõepoolest on väga ilus, ma ei tea, mis see inimesed on erinevad. Kes on teinud objektiivselt ilus statistikat, seda ma ei tea, aga ta on kahtlemata väga-väga ilus ja ta on üks keerulisemaid teid, sest seal tuleb ikkagi natukene mägedes ronida, aga ükski neist teedest, kui ütleme mägedes ronides, tegelikult see tähendab ikkagi normaalset matkamist, et see ei tähenda midagi väga ekstreemset, et tegelikult kõik need teed on ikkagi tehtavad enam-vähem igas vanuse astmes, et on seal 70-80 aastaseid ka Camino Primitivol. Füüsiliselt üks keerulisemaid teid teises tähenduses on Via della Plata. Põhjus on selles, et see algab see viiast, ehk siis see on oluliselt suurem osa aastas lihtsalt väga-väga kuum, eriti nüüd, kui aasta-aastalt järjest kuumemaks läheb. Et see on peaaegu võimalik, et ta talumatu mingitel hetkedel. Aga mis on sinu endale meelde jäänud kõige eredamad kogemused sealt? Oi jumalas, neid on nii palju. Armastust, armumist? On olnud. Olen pärast teekonna lõppu üks noormees kutsus täitsa küllagi Belgiasse veel omal ajal. See romantika jäi küll lõpuks sinna teekonnale, sellepärast, et käisin tal küll külas, oli ka väga tore, aga võib-olla see, millisena sa inimesi näed tee peal, et seal sel hetkel on teis on lihtsalt nii palju, teid ühendab see, mis te teete, on see kõndimine, aga lihtsalt reaalses elus on võib-olla need tegevusvaldkonnad ja need huvid võivad olla lihtsalt niivõrd erinevad, et siis seal see ei mängi enam välja, mis minu jaoks ei ole üldse mitte probleem, minu meelest on kohutavalt tore ka sellised lühikesed ilusad hetked, eriti kui need ei lõppe kuidagi halvasti, vaid need jäävadki täpselt neist ilustaks hetkedeks, nii et see kindlasti on olnud. Aga kui sa käisid nendel, ma praegu just mõtlen, et kui sa selle mingi toreda noormehega tuttavaks said, et kas see oli see, et see tekkis see Camino nagu nii-öelda perekond, et kellega koos rändasid mitmeid päevi nagu koos, või oli see siuke, et üks õhtu kohtusite? Ei, ikka olin teda enne juba päevi näinud ja võib-olla oluline on siin märkida seega, et Camino kontekstis need ajad muutuvad pisut teistsuguseks, et kui sa oled kedagi näinud 3 õhtul näiteks samades kohtades, kus te ööbite, siis mingisuguses muus ajaarvestuses võiks olla sama hästi 3 kuud, et need jutu ajamised ja sügavused ja kõik need moodustavad kuidagi justkui nad venitavad seda aega pikemaks minu meelest. Ja, et see taju nagu on hoopis teine tegelega kui nagu muus kontekstis. Aga tegelikult see Camino romantika ei ole isegi võib-olla esikohal neist kogemustest. Et paljuski on olnud selliste kõige ägedamate, meeldejäämate kogemuste taga mingisugused üsna ekstreemsed füüsilised väsimused näiteks. Kui on tõesti väga pikk ja keeruline päev olnud, nii et see kuidagi hästi füüsilist ära kurnatud ja vaim on võib-olla ka natuke teises seisundis. Ja kui sellisesse hetke satuvad, on siis mingisugune ootamatult kuskil mungad, kes mängivad midagi, mingisugused muusikalised hetked või näiteks kõige esimesel teekonnalt on mul küll meeles mingisugune hetk, kus ma nägin ühte pikka hispaanlast, kes ei rääkinud mitte ühtegi keelt peale Hispaania, mina tol hetkel ei saanud mitte sõnakestki hispaania keelest peale aru.
ja tahtsime muudkui justkui suhelda teineteisega, aga no ei ole ühtegi ühist keelt. Ja ma mäletan, et temaga oli ka see, et kas me ka sattusime mitmendat korda samasse kohta ühel õhtul ja siis ka just selle mingisuguse ekstreemse füüsilise väsimuse järel oli, ma ei tea, kas vaim kuidagi oli rohkem valla mingis mõttes, et kuidagi lugesime paremini üksteise, ma ei tea, kas intonatsiooni, mida iganes, aga saime räägitud ja rääkisime niimoodi, et mina rääkisin eesti keeles ja tema rääkis hispaania keeles ja minu meelest me saime üksteisest üsna hästi aru tol õhtul. Loomulikult tegelikult võisime, jumal seda teab, millest me tegelikult siis rääkisime. Aga mingisugused sellised hetked ja neid on hästi-hästi palju või oota, ei, nüüd mul tuleb neid järjest, oota, nii. Nüüd, Kadri, kui sa juba küsisid, siis saad. Üks minu lemmik tegelasi nende teekondade pealt, sest neid inimesi on ikka uskumatu galerii, oli üks Austraalia vanemherra, kes eristus teiste selle poolest, et ta oli kogu aeg üsna torssis. Seda juhtub väga harva, aga minul inimesed kipuvad seal mingil põhjusel olema väga rõõmsad kogu aeg. Aga tema oli torssis ja mulle see meeldis. Ma ei oska seda põhjendada mitte millegagi, aga torssis vana inimesed tunduvad mulle nunnud. Ja siis hakkasime kõndisime sarnases tempos ja kohtusime ikkagi 6 aja jooksul korduvalt, et vahepeal jälle mõned päevad ei näinud, siis jälle nägime kuskil. Ja siis ta lõpuks hakkas sulama vaikselt. Nii et ma mäletan siiamaani, kus mingisuguses väikses linnakeses õhtul lihtsalt tänaval nägime. Mina olin veel mingisuguste Camino, ka mingite teiste tuttavatega, kes ütlesid, nii, läheme nüüd kõrtsi, ma teen teile välja. See oli selline, aga miks ta on eriti meelde jäänud, on sellepärast, et paar aastat hiljem kõndisin ma just Via del Platal, kus on, ma arvan, et see vist kõige vähem käidud neist teedest ja kuskile mingisugusesse restorani õhtul sattusin ja vaatasin kahtlaselt tuttav nägu. Ja siis läksin laua juurde, küsisin ühe vanema torsisärra käest, et kuulge, me oleme ju näinud. Mille peale ütles, ja sa oled see lätlane või leedukas või miskit. ja selliseid inimesi, keda ma olen tee peal korduvalt näinud, on veel. Üks väga kihvt Briti-Prantsuse kokk, kes ajas kõik inimesed hulluks, sellepärast, et ta oli siuke, ta jõi alkoholi ja suitsetas kanepit ja siis jõudis neisse albergides, mis enamasti pannakse kinni, ehk siis palverändurite hostelid, pannakse kinni kell 10 õhtul ja kõik peaksid magama rahulikult, aga tema kuskil kobistas jälle kell 2 öösel akna taga. Aga minule ta hirmsasti meeldis, sellepärast, et ta oli küll natukene ülemäära joviaalne ja objektiivselt käitus halvasti, aga mulle tundus, et ta on hea südamega ja hästi tore tegelane ja teda ma kuidagi hakkasin nende aastate jooksul uuesti nägema, ka täiesti juhuslikult, et ta kõndis neid teid kuidagi sarnastel aegadel või siis ta oli Finisterras, ehk siis peale Santiago de Compostelat kas 3 päeva kõndimise tee või siis paari tunni bussisõidu kaugusel on selline kunagi maailma lõpuks peetud koht, linnake Finisterra, kus ta elas mingisuguse hipilaagris juba mitmendat kuud seal mingisugust, ma ei tea kellega. Täitsa. Eks selle ongi, näeb nii erinevaid inimesi nii erinevast klassist, et minu teekond vist täpselt samamoodi kokku seal. Küll oli Brasiilia päritolu, elas Saksamaal, küll siis, ja siis olid nad kõik ju nende oma nende lugudega, need inimesed. Et igal ühel oli oma mingisugune saatus, kuigi ma panin tähele, et nii palju kui mina nende inimestega kohtusin, et pea mitte keegi ei olnud lihtsalt tulnud kõndima nagu mina, et kõigil olid mingisugused taagad kaasas, et kellel olid seal laste enesetapud, et seal oli mitu inimest, kellel oli laps ennast ära tapnud ja kes olid siis nagu sellest ajendatuna nagu see oma seda nii öelda endast pingeid maha nagu võtma läinud või ennast otsima või endast nagu aru saama, et miks elus niimoodi läinud on ja siis need ühel õhtul sattusime ühte hästi kummalisse albergesse, kus oli hästi kummaline meesterahvas, kes seda seal ohjeldas, et omanik tegi õhtusöögi, et seal oli nagu õhtusöök oli ka sees. Et siis istuti pikkade laudade taha ja kõik. Ja seal oli keelatud telefoni kasutamine ja pilti teha ei tohti. Ja siis mind pandi istuma sakslaste lauda. Et need, kes rääkisid omavahel inglise keelt, pandi teise lauda ja mind pandi sakslaste lauda,
kus mina nagu ei saanud mitte midagi aru, mida nemad räägivad. Noh, ma sõin oma toidu ära ja siis mõtlesin, et okei, et noh, et seal on see ingliskeelne seltskond, et ma lähen istun nagu sinna, et räägin nendega ka juttu, on ju, et nii huvitav õhtul ju, et noh, et kust pärit. Ja siis istusin sinna maha ja selles otsas oli siis täitsa otsas istus üks tüdruk ja siis istusid 2 kutti ja läksin, noh, et sõbralikult tutvustasin, tere. Ma sain negatiivse hoiaku nagu osaliseks, mis oli hästi kummaline, aga siis tuli välja, et noh, et üks on tegelikult ta boyfriend, on ju. Ja siis nad nagu ignoreerisid täiesti mind, nad ei tahtnud nagu suhelda ega mitte midagi. Siis ma mõtlesin, okei, et noh, siis ma läksin minema ja sellest seltskonnast, et noh, ei olnud mõtet nagu. Et see, mida see nagu minu jaoks on nagu siuke hästi huvitav kogemus, mida see nagu näitas ja õpetas, on see, et millest on nagu räägitud ka, et noh, et see, et need inimesed, kellega nagu sa kohtud seal tee peale, absoluutselt ei maksa neid kunagi nagu südamesse võtta või nagu noh, pahaks panna või niimoodi, et inimesed ongi nagu erinevad, on ju. Ja see, et see inimene satub nagu sellisel kujul nagu sinu tee peale, et noh, jumal, lihtsalt okei, jah, tere ja taega, lased lihtsalt minna sellele, on ju. Et sa ei võta sellest nagu kinni, et see oleks nagu sinu viga olnud või midagi oli nagu halvasti või pahasti, on ju. Et see oli siuke hästi huvitav kogemus nagu näitamaks seda, et seal tee peal nagu sa ei saa teisi inimesi võtta tegelikult isiklikult. Et sa ei saa nagu, kõigil on oma nagu tee kõndida ja lihtsalt sa ei pruugigi nagu sünkida nende inimestega. Ei peagi. Jah, aga no õnneks nii palju võib öelda, et selliseid, ma arvan, et sellist inimesi on ikkagi pigem vähe, et inimesed üldjoontes. Enamasti olid ja kõik, kes üksi olid suures osas, need ikkagi olid valmis, seal oligi see, et oli poisiga paar, on ju, nad olid nagu jälle üksteises kinni, on ju. Et enamus üksikud olid ikkagi avatud kõik suhtlema, et minul on nagu see, et minu tempo, et miks mina nagu teiste inimestega eriti nagu kõndima ei sobi, ma olen tohutult kiire. Ma kõndisin ju mõni päev 50 kilomeetrit. No seda ka raputab vist päris edukalt maha inimesel. Jaa, et ma olen lapsest peale kõndinud kiiresti, sest mul oli kilomeeter bussipeatuses, kilomeeter tagasi ja see käis alati tempo peale nagu, et suht piin on see siuke uimerdamine, hästi aeglaselt jalutamine, siuke, mul on see tempo nagu. See oli huvitav ja tore kuidagi, et kui väikesed asjad hakkavad mõjuma, et noh, ongi mõjuvadki. Ma arvan, et kindlasti ma enne seda ei osanud mõelda, kui palju võiksid minu potentsiaalsed sõprused tuleneda sellest, kes kõnnib minuga samas tempos, aga seal nad tulenevad. Ja seal hakkabki see nagu mängima. Ja, et see on nagu selles suhtes ongi see hästi huvitav, et just täpselt see, et miks üksi minna, et kui sa kahekesi lähed, sul hakkabki teise inimese tempo. See on esmane asi ja siis sa hakkadki ju mängima selle järgi, nüüd on need see, et kes on kiire, kes on aeglan, kellel on nagu piin see, et teine kiiresti kõnnib ja kellel on piin see, et teine aeglaselt kõnnib, et tema ei saa nagu kiiremini edasi minna, et need nii pisikesed nüansid ja see on nagu see inimene nagu psühholoogias, et kuidas see nagu mängima tegelikult hakkavad need kõige pisemad nagu asjad, millele nagu tegelikult sa minnes sinna sa ei oskagi tegelikult mõelda, et need inimesed nagu, kes planeerivad või tahavad minna, et nad ei tulegi nagu selle peale, kui neil puudub see nagu kogemus, et see tulebki seal nagu raja peal, et see on hästi huvitav. Aga olen tegelikult kohanud ka seda, kuidas inimesed lepivadki eelnevalt kokku neis asjades ja ma arvan, et see on hästi kasulik ja mis see kokkuleppimine tähendab, ongi see, et on täiesti okei, kui me kõnnime erinevates tempodes, kui me vahepeal võib-olla isegi ei ööbi iga päev samas kohas, et see ei ole põhjus, miks keegi peaks isiklikult võtma, et kui see kokkulepped juba eelnevalt teha, siis ma arvan, et see muudab väga paljud asjad lihtsalt. Ja siis ongi lihtne, et ma tegin oma selle palverännaku lõpus, siis kui ma Eestisse tagasi jõudsin, ma tegin sellise kokkuvõtte soovitustega, et noh, et igast mida mina ise isiklikult näiteks kaasa pakkisin ja kõik sellised asjad ja seal ma kirjutasin täpselt samamoodi, et täiesti okei on minna näiteks sõbraga koos, kus sa oledki päev läbi tegelikult kõnnid sa üksi ja te lepite kokku õhtul, kus linnas te näiteks kokku saate, kus te olete, siis igaüks saab nagu oma seda, et lihtsalt õhtul on sul võib-olla see, et mõnel inimesed ei taha, on see turvalisuse tunne, et ta tahab seda, et kõik oma inimene oleks nagu ka seal. Need on päris huvitavad, on need majutused. Et kui sa satud ikka 20 inimese ühte ruumi, kus üks inimene laseb nagu traktor, tõsiselt nagu, et noh, see ei ole, mis ületab juba kõik igasugused normaalsuse piirid nagu sellest, noh, mis on tegelikult juba haiguse nagu sümptomitega nagu norskamine. See tase, kuidas see üks inimene norskas, see oli nii metsik, et see tuli ka läbi kõrva troppide, mida ma pole mitte kunagi kogenud nagu, ja ma panin peale padja alla
ja see kostus veel läbi. Et noh, ma räägin, et sa võidki seal kokku puutuda nii selliste asjadega, mille peale nagu sa elus nagu ei pruugi nagu tuli, sa oled olnud seltskondades või kuskil, kus keegi norskab, keegi müksab, et keerab külje enam ei norsk. See mõjub nagu selles kontekstis nagu, kui sa oled seal hoopis teistmoodi. Siin vahepeal võib-olla see elavad enamused. No ma mõtlen, see vajalik taustainfot üleüldse, et kõik aru saaks, millest jutt käib, et need, kes ei ole sinna Camino teedele sattunud või ei ole neist lähemalt kuulnud, siis enamasti ööbitakse albergides, mis ongi spetsiaalsed palverändurite hosterid, kuhu pääseb sisse, kui sul on palveränduri pass ja seal sageli tõepoolest, et enamasti see kellegagi jagad kindlasti tuba, kõige ekstreemsematel juhtudel võib olla neid inimesi ka 100 erinevatel naridel, on ka 3-kordsete naridega kohti ja nii edasi, et seal kui soov on magada üksinda privaatses toakeses, siis see võib olla, eks neid hotelle leidub ka, kus saab seda teha, aga see ei ole päriselt võib-olla siis, aga igaüks ei peagi. Ja ei oli tee peal oli ka selliseid inimese kohta selline, et kes ei tunnudki nendes nii-öelda, ma kutsuks neid ühiselamuteks, et ühiselamutes olla ei tahtnud, nemad tahtsid üksinda nagu hotellitoas olla, siis nad võtsidki selle nagu kallima hotellitoa endale kuskil seal linna peal. Aga mina tahtsin saada seda ehedat palveränduri kogemust, et ma tahtsin olla just seal, kus on nagu kõik need teised inimesed, teiseks oli see ka rahakoti teema, et kui need majutused maksid mingi 10, 13, 12, 15 euri öö, hinnad on kallimaks läinud. Munitsipaalalbergid vist on veel sootsamad, saab 6 euroga vist see kõige. Tead, ei saa, 10 oli kõige sootsam. No nüüd ei ole mitu aastat ka. Jaa, 10 oli kõige sootsam, mis sai, seepärast ma olin nendes erinevates kloostrites ja asjades igal pool. Kloostrid on nii toredad. Oi, kloostrid on toredad, jah. No tänu sinule sai mina jälle elamuse, et kui ma läksin kloostrisse, kus perenaine rääkis ainult hispaania keelt, mitte midagi aru ei saanud ja kui ta annab sulle ette infokaustiku, kus on järsku puhtas eesti keeles kõik informatsioon kirjas ja siis öeldakse, et nüüd tuleb meil missa ja siis on see preester või kes iganes see seal on, need 80-aastased, kes on seal terve elu elanud alates seminari algusest peale, kui nad sinna õppima läksid ja annab sulle kätte kaustikud ja kõigepealt on see, et ta ajas minul missale ajas see preester segi, et andis minule ingliskeelse lugeda, et siis me lugesime siis selles kirikus seal ükshaaval eri rahvusest kõval häälel ette siis selle nii-öelda palve ja siis oli see, et aga kes, tal mälu oli juba siuke, et aga kes see eestlane oli? Ma ütlesin mina. Oi, ma andsin teile selle, et ma lugesin juba ju inglise keeles. Ei. Ja siis ta andis mulle eestikeelse. Sinu tõlgitud. On selline Herbonni klooster natuke enne Santiago. See klooster oli täielik elamus minu jaoks. Ja see on kohutavalt tore koht. See lugu võib-olla on ka lihtsalt tore, et kui ma sattusin mitu aastat tagasi, siis selle sama missa lõpus öeldigi, et kahjuks eestikeelset ei ole ja siis tuli tuta see üks härra seal juurde, et kus tõlkida ei taha, mille peale muidugi ma tahan tõlkida. See on natukene piinlik ka, et ei tea, kas tuli välja või ei tulnud, aga väga hästi tuli. No võt näed, nüüd norisin kiitust lihtsalt. Aga väga hea kuulda, see on tõesti kohad pakuvad elamusi. No ma räägin, et lisaks sellele, et see Munga klooster ja kõik see, mis seal oli ja need apelsiniaiad ja kõik see nagu need seminariruumid, mis meile tutvustad ja sellel hetkel oli nii vähe rahvast, et me kõik saime selle kaardinaga ette tõmmatud ruumi üksinda endale. Minul tekkis nagu selle palverännakuna aga üldse selline efekt, et mul kadus söögiisu ära. Ma ei suutnud süüa. See oli hästi kummaline, ma lihtsalt ei vajanud toitu. Ma sundisin ennast iga päev sööma. Ma ei tea, millest sa räägid, aga olgu päev. No täitsa tõsiselt, et mis ma tegin, ma võtsin Eestist kaasa siukse leiva nagu peremehe leib, sellepärast seal leiba ju ei ole. Seal on ainult sai ja veel kord sai. Ja võtsin selle suure peremehe leiva nagu kaasa ja ma sõin praktiliselt nädal aeg päevas paar võileiba. Sealt ostsin mingi määrde peale, mis seal ei olnud üldse head, mis mina sain.
aga kuidagi ma need alla sõin, aga üldse nagu see, et ma oleks õhtuti läinud välja nagu kuhugi restorani sööma või niimoodi, ma ei suutnud nagu, et mul kadus lihtsalt nagu toiduisu kõik ära. No kui hea soodne sul siis? Ja oli, kes tahab mu blogi nagu lugeda nagu sellel teemal, et mul on need postitused üleval ja ma olen iga postituse all toonud päevakulud ära. Mille peale mul kulus, mis raha, mis ööbimine maksis, kõik need. Et minu arust see on alati huvitav, mida kunagi keegi ei jaga, aga ma panin kirja, et siis teised teavad ka, nagu, et kuidas need kulutused seal olid. Aga seal, minnes kloostri juurde tagasi, siis kloostris oli see ühine õhtusöök. Sellel õhtul maailma parim asi oli läätsesupp. Issand jumal, te ei kujuta ette seda maitset. See oli lihtsalt, see oli jumalik, see oli taevalik, kõige lihtsam nagu läätsesupp. See ongi, vaata, kuidas keegi tunnetab, sellised muljed nagu tekivad. Ja muidugi oli Portugalist Hispaaniasse üle, hinnatase oli kohe nagu muutus. No ja muidugi. Enne seda saad heal juhul veel euro millegagi terve hommiku söögi. Ma oleks pidanud enne vaata sööma nagu kõik seal Portugalis ära. No, kahjuks vist ei tööta. Hispaanias olema nagu näljas on ju. Aga ma ei olnud näljas, et see oligi hästi kummaline, et mu keha lihtsalt ei vaja need nagu, ma ütleme see kogemus ja need linnad ja need kohad, see on äge on ju. Aga see klooster oli üle kõige. aga sinul nagu kohtadest, no ütleme näiteks Portugali teel. Ma selles mõttes suhestun sinuga, et need suuremad linnad minu jaoks ei ole olnud nii olulised sel teel, et neil on oma koht ja oma aeg minu jaoks mingites muudes olukordades. Et selles kontekstis on pigem minu jaoks seal järsku liiga palju inimesi ja see kõik tekitab nii suurt segadust. Ma arvan, et kõikvõimalikud kloostrid ongi olnud hästi huvitav kogemus, on ta küll väga erinevad seal, aga mis ühendab on võib-olla selline nagu ülejäänud ajast korra välja lõikamise moment, et see kuidagi nagu jällegi omakorda mingisugune täiesti teistsugune ajaline dimensioon, kus saad väikses universumis justkui ja kõik munkast ongi nii tore vaadata. Need on ikka kipuvad olema seal sageli üsna vanad. Ja kus seal keegi seal tukastab vaikselt missal juba ja see oligi selles suhtes, et nad ju rääkisid seda, et nad olid läinud sinna 12 ja 14 aastaste poistena ja nüüd nad on 80-aastased. Ja, aga kohad võib-olla jällegi, et kui ma haaran siin sellest sinu ühise õhtusöögi mälestusest, siis ongi, võib-olla isegi mitte, ma ei too siin konkreetset kohta välja, vaid kui ma peaks soovitama kellelegi, siis on nad see, et kui sa kuuled kuskil mingisugusest sellisest albergist, kus on need ühised õhtusöögid ja või hommikusöögid, siis nad annavad ikkagi mingisuguse teistmoodi ühtsustunde või koos olemise tunde. Ja mille peale ma jäin veel praegu selle vestluse käigus mõtlema, sest see tee on ju ka ajas muutunud. Aastal 2010 ei olnud seal veel nii palju inimesi, ta oli küll juba üsna populaarne, aga mitte veel kaugeltki see, mis ta on praegu. Aga mis ajal sa käisid? Oli see kevad, suvi, sügisel käisin esimest korda. Aga mis on veel muutunud on see, et selle aja jooksul see, et ühiskonnas on ikkagi nagu natukene rohkem seda polariseerumist ja kõike sellist asja, ta mingil määral ikkagi peegeldunud minu jaoks ka nende teemade muutumises, mida õhtusöögilauas räägid. Aga võib-olla selle juures ongi veel olulisem see, et seda ühisosa on ikkagi rohkem. Sest minu meelest praegu ka hoolimata sellest, et mis on meie erinevad maailmavaated, et kuidas selle kõige juures jääda just rohkem otsima neid ühisosasid ja saada aru, et meil on enamasti ikkagi ühist rohkem kui seda, mis meid eristab. Et selliste vestluste jaoks ongi, kas see palverännu tee annab võib-olla lihtsalt nii hea võimaluse, sellepärast, et sul juba on see ühisosa. Teid ühendavad need vildid ja põlvevalud ja see teekond ja see mõte igal hommikul, et kus ma nüüd siis täna õhtul peatan või kas mul on koht olemas, kas mul ei ole, kas on väga-väga palav päev, kas ma pean mõtlema, kuidas mitte päiksepüstet saada eluga kohale jõuda. Et seal on nii palju mingit sellist justkui hästi lihtsat, hästi elementaarset, aga tolles ajahetkes nagu nii hirmus olulist, kus ma saan oma päeva esimese kahve con leche, kust ma saan õhtul selle menu del dia või selle menu del peregrino või mis ta on, selle õhtusöögi, mille kõrvale siis ka pakutakse veinikest alati. Jah, seda ilmselt on, tasub mainida, et seal on need palveränduritele sellised omana toidu, need komplektid, et on mingisugused teatud hinna eest oli. Eks nad on tegelikult see tavaline menu del dia, et ongi Hispaanias üsna tavaline lõunapakkumine, aga jah, selle palveränduri menüü
menüü nime all, seda müüakse sageli veel sellise soodsama versioonina, kus ongi 3-käiguline eine, mille kõrval siis enamasti käib sageli piiramatus koguses seda kohalikku lauaveini, mis on enamasti väga meeldiv ja ei mõju ka kuigi halvasti, sest hommikul hakkad jälle kõndima, et ma ei tea, need veinikesed on ka ikkagi minu jaoks olnud alati osa sellest teekonnast, kuigi ma olen näinud inimesi, kes on lähenenud sellega, et kui on palverännutee, siis mina alkoholi ei joo. Seletagu seda neile munkadele, kes kõik need alkoholitööstused omal ajal käima on pannud. Mina ei vajanud, et ma arvan, et kui ma uuesti lähen, et siis võib olukord hoopis teine olla, et võib-olla võtangi iga päev klaasi veini. No jah, ma arvan, et ma võtsin ikka rohkem kui klaasi. Mõni pudel läks ikka, ei midagi sellist, et oleks hirmus purjus keegi lõpet. Aga seda õhtuti, vaata, sa ei teegi tegelikult ju enamasti üksi. Et sul on ikka seal tekib mingi seltskond või kellega olla või kellega sa lähed välja või sealt majutuskohas saad tuttavaks ja tahetakse koos õhtusöögile minna. No. Just jälle üks toredamaid osasid minu jaoks. Aga jällegi, et iga moodus on mingis mõttes õige moodus, kuniks sa seda kedagi teist ei sega, et see kehtib nii paljudes valdkondades, et alati kuskil on neid inimesi, kes ütlevad, et kuidas üks õige palverändur peaks käituma, ei peaks käituma. Mina, kes ma ei ole sugugi mitte religioosse taustaga, mõne religioosse inimese meelest võib-olla nagunii ei kvalifitseeru palveränduriks, võiks ennast nimetada lihtsalt jalutajaks. No seal oli, vaata, kui sa lähed palverännakule, alguses ostad nagu passi, ja siis kui sa seal Santiagosse jõuad ja seda seal vormistad seal office'is, siis seal küsitakse, et kas seal sul usuline või oli see hingeline, spiritual, religion ja mis seal veel need variandid igasugused olid. Siis mina panin hingeline. Ma ei pannud usuline, ma panin hingeline. Aga mida ma õudselt nautisin tegelikult seal olid osad siuksed päevad, et kus praktiliselt ühtegi teist käijat ei olnud. See oli mai keskel. See ei ole hooaeg, ei ole veel alanud hooaeg, hakkab juunis täis hooaeg. Ja mul olid päevad, kus praktiliselt ühtegi teist inimest ei olnud. Ma käisin see 300 kilomeetrit tegelikult mingi 7,5 päevaga ära. Teised käivad 10 kusagil. Ikka sporti teinud. Ei no, ma käin kiiresti, ma ei saa, ma räägin, et ja see on minu nauding. Aga mis sinu jaoks veel sellised eredad elamused olnud on, et kuidas sa ise oled nagu suhtunud sellesse näiteks, et okei, sa kõnnid nagu üksinda ja siis sul nagu haakub keegi nagu enda juurde, et kas sa eelistad rohkem nagu seda üksi rännakut või see kõndimise osas nagu sulle meeldib jälle, et sul on nagu seltskond? Tead, täitsa nii ja ongi ühel päeval ühtmoodi, teisel päeval teistmoodi, õnneks see tee kõigeks selleks võimalust ka pakub. Neist inimestest, kes selle nii-öelda Camino familia, Camino perekonna moodustavad, on jäänud minuga päris mitmeid, kellega ma siiamaani ikkagi vähem või rohkem suhtlen. Mäletan, et ühe Saksa jalgpallitreeneriga saime seal tuttavaks ja siis pärast seda meil on suhtlus selline, me umbes 2 korda aastas kirjutame üksteisele midagi kuskil WhatsAppis või Facebookis, muidu vahepeal ei suhtle, siis vahepeal küsime, külla tuled, siis jälle tükk aega ei räägi. Läks 7 aastat tollest kohtumisest mööda, siis juba ma jõudsingi talle külla Hamburgi. Kohutavalt tore pikk nädalavahetus oli jälle nägemine täiesti sellisest hetkest, nagu ei oleks mitte midagi muutunud ja seejuures teda ma seal Caminol nägin vist ainult umbes paariks õhtuks või täiesti juhuslikult, aga mingi inimesega klikid ära ja nüüd me oleme siis paar aastat omakorda rääkinud, kuidas tema tuleb Tallinnasse, et võib-olla siis veel 5 aastat ja siis jõuab päriselt kohale. 7 aastat tsükkel, vaata. Tundub, et mingi selline asi on ja kõige esimesest Caminost on toredaid Facebooki sõpru, kohutavalt tore kolmik liikus seal teel. Oli 2 vanemat prouat, Atomi ja Anne oli teine. Ja ühe naise mees, Jorma. Ta olid kohutavalt lõbusad sellepärast muu hulgas, et minu meelest Atomi oli tol hetkel juba kõvasti üle 70, praeguseks, sellest on möödas siis 14 aastat.
nüüd ta on juba veel kõvasti vanem, aga seal oli see teine härra, keda ma alles kohtasin üsna torsis olekus, kes oli siia jorma ja selle põhjus oli üsna arusaadav, ta nimelt ei rääkinud sõnakestki ühtegi teist keelt peale soome keele, nii et tema abikaasa oli ta kuidagi sinna kaasa tirinud, eks ta siis kuidagi lohises seal järel neil prouadel ja tema selline kõige helgem hetk saabus sel hetkel, kui need prouad ükskord ta maha unustasid tee äärde. Kuidagi lihtsalt, neil oli kuidagi tore olla, siis nad seal kuidagi kõndisid, siis 2 tundi hiljem see Jorma nüüd siis jäi. No, Jorma oli jäänud kuskile tee äärde istuma ja ei teadnud enam, kus suunas need prouad täpselt läksid. Enamasti on suunad muidugi kenasti teada, nooled näitavad, miks seda Caminot nii kohutavalt tore ja lihtne teha, sellepärast, et sa ei pea mõtlema, sa lihtsalt lähed mööda nooli või tänapäeval tõmbad kas äpi alla ja siis kontrollid üle. Aga kuidagi vahepeal on ikka need mingisuguseid kohti, kus teed lähevad 8, on võimalik 2 erinevat teed ka ja nii edasi, aga tol päeval oli Jorma eriti pahur. Aga nägin neid kõiki 3 aasta või 2 pärast seda teekonda Tallinnas. Käisime õlut joomas kõik ja oi, see Jorma oli nii palju rõõmsam. Siis kohe täitsa omas keskkonnas. Tallinna vanalinnas õlut joomas. Kõik oli hästi. Et sa oled ikka päris palju sealt nagu tegelikult inimesi vist kaasa võtnud, et on ikka, ma vaatan, et sul on juba terve seltskond siin jutu jooksul kujuneb välja. Ja enamik neist ei ole sellised inimesed, kellega kuidagi pidevalt ja palju suhelda, aga nad on kuidagi ikkagi olemas ja ühel või teisel hetkel jälle küsid, kuidas on või kui kuskil on tarvis minna, siis nad tegelikult teavad, et on alati inimene, kes sind vastu võtab. Minul on käinud külas mitu inimest, keda ma olen seal kohanud Tallinnas ja meelega näitan alati, mis see siin meil kah toimumas on ja nii edasi, et sealt on kaasa tulnud mingid selliseid toredaid hetki. Et ma ei näegi seda põhjust, et seda tingimata, et see on väga tore, et need asjad jäävad sinna, kõike ei peagi tingimata kaasa tassima, aga just see mõte sellest, et need ägedad inimesed, kui nad mingil hetkel kas vähem või rohkem juhuslikult lihtsalt satuvad taas teele, siis nii lihtne on minna lihtsalt sellest samast kohast edasi, et see, mis ühendab nende inimestega. Aga minu arust ongi see, et ükskõik kus ilmas sa oled, ükskõik mis inimest sa nagu kohtad ja kui tuleb see teema, et palverännu teema, et mina olen käinud ja tema on käinud, mis sest, et me seal ei ole kohtuda, sa kohtud teises kohta, see on nii tugev nagu lüli ja ühendus kohe. Me mõistame üksteist. See mingisugune lõbus helk tuleb silmi kohe. Täpselt, minule, kui me sinuga tuttavaks saime, me ka sattusime nagu ühel üritusel sattusime toanaabriteks. Ja siis Keiu tuli sisse, aga ma olin ise käinud palverännakul ära mingi hetk ja siis olin näinud ka Keiust seda palverännu filmi, mis ETV on korduvalt nagu lasnud. Eesti lugude sarjas. Ja kes tahab vaadata Keiuga, siis ilmselt see Eesti lood ja on su pealkiri meeles. Ja Camino paradoks, Anniken Haldna ja Kerli Nõmme tehtud. Seal Jupiteris võib-olla on näha või? Ma arvan küll, jah. Just ega ma ise teda enam ei julge vaadata, aga... See on väga tore vaatame. Kuule, see minu teada jooksis nüüd uuesti sügisel millalgi või talve alguses. Ja ma sattusin vaatama ja ma olen seda vist 3 korda nüüd vaadanud. Ja siis, kui ma sind seal nagu toas nagu nägin, tuligi see nagu Camino teema, siis minu inimene. Ma räägin, et see on nagu see nähtamatu side inimeste vahel, mida tekitab see Caminol käimine. Ise me võib-olla mõtleme selle peale, et ühtpidi on see teadmine, et teine inimene on teinud sinuga läbi mingisuguseid sarnaseid kogemusi, aga võib-olla ta on ikkagi teistpidi ka, et olgu need inimesed on väga erinevate maailmavaadetega, väga erinevas vanuses, väga erinevates riikides, aga võib-olla midagi sellest uudishimust, mis sinna viib, on ikkagi juba järelikult teos sarnane või ühendav. Jah. Aga see on huvitav nagu selline see tunne nagu tegelikult see äratundmisrõõm nagu teise inimesega. Kuidas ma muidu oleksin täna siin sinu laua taga saanud lõpetada? Ei olekski, täpselt samamoodi, et see ongi see ühendus. Mida kuulaja ei tea, on see, et Kadri on eelnevalt ka kiši valmistanud, nii et ma on siin ka suurepärast eriti mõnus laua taga olla. Aga... mis on sinu jaoks olnud nendest rännakutest nüüd kõige raskem tee? Et Portugali tee vist on ikkagi kõige lihtsam tee. See on tõesti lihtne. Tore ja mitte kultuuri.
Kõige keerulisem ikkagi Via della Plata, sest lisaks sellele, enne mainisin seda kuuma aspekti, aga tegelikult on seal veel üks oluline asi, mis on see, et see tee on lihtsalt kõige igavam neist. Ta on igavam sellepärast, et seal ei ole nii palju vaheldusrikkust maastikul ja ühtlasi ei ole seal ka väga palju infrastruktuuri, eks neid pisikesi külakesi, kus võib-olla ikkagi mingisuguse kohvikese saab kätte või korraks jalga sirutada, et sellist asju on palju-palju vähem. Et ta on ikkagi väga tore tee, aga lihtsalt võrreldes nende teistega on ta keerulisem ja võib-olla ka vaimselt keerulisem selle koha pealt, et tõesti vahepeal pead lihtsalt väga palju pikemalt liikuma enne seda, kui saad selle võimaluse kuskil seda. Jällegi, ma saan aru, et see kõlab nagu täiesti napakult, aga väga-väga oluliseks minu jaoks muutusidki tee peal mõtted sellest, et kus on see järgmine kohvikoht, kuhu ma tahan näiteks, ma tahan oma esimest kohvi näiteks päris hommikul ja teist kohvi mõne tunni pärast ja see muutus mulle väga eluliselt oluliseks tol hetkel. Ja muide kohvi ma hakkasin jooma Caminol. Ma varem ei tarbinud seda üldse, maitse ei meeldi mulle siiamaani, aga ma olen kofeiinisõltlane. Ja põhjus, mis on muide sõltuvus, mida ma hea meelega tunnistan, aga see juhtuski, et kui ärkad ikka üsna vara, pead kõndima hakkama, et silmad ikka olid nii kinni, et siis ma hakkasid neid väikseid espressosid seal kuskil alguses võtma, mõtlesin, et kõige väiksem võimalik kogus seda kohutavat lurri. Ja siis tagasi jõudsin sõltuvus oli tekitatud. Sõltuvus oli tekitatud, aga ma arvan, et kõikidest võimalikest sõltuvustest, mis maailmas on olemas, ma arvan, et see ei ole kõige halvem tee, mida mööda minna. Aga mis on nendest teedest jälle sinu jaoks kõige huvitavam olnud? Ma arvan, et võib-olla Camino Primitivo. Et ehkki et kui ma peaksin lemmiku valima, siis selleks jääb ikkagi Portugali tee kogu oma just selle värvikuse ja vaheldusrikkusega. Aga Camino Primitivo on ikkagi, ta on nüüd natukene 300 kilomeetri vist ja 360 äkki või midagi sellist. Et võrdlemisi ka lühikesele maalale on kontsentreeritud ikkagi nii palju põnevat maastikku ja seal kuidagi... Ja see on vist mägedas ikka natuke rohkem. Ta on üsna palju, ja just looduse poolest ja nende väikeste külade ja selliste kohtade poolest ma arvan, ta on et seal on kõige rohkem nagu vaheldusrikkus. Mina olen mõtelnud, et kui ma uuesti lähen millalgi, et kui ma tahan minna, et siis Primitivo tee oleks nagu tegelikult see, mille mina võtaks järgmisena ette. Aga mida ma kuulnud on, et osad teevad seda, Portugali teed teevad pikemalt, et mina alustasin Portost, sina oled ühe korra alustanud ka Lissabonist. Et see Lissaboni ja Porto vaheline, et see pidi väga igav olema, et ega tööstusmaad ja asjad või kuidas see on, aga... Jaa, minu polnud ta vastu küll mitte midagi. Eks seal igal teel on mingisuguseid jupikesi ka, kus ei toimu võib-olla nii palju. Ja ehkki Camino puristid loomulikult tahavad absoluutselt iga viimase kilomeetri läbi kõndida, siis ma arvan, et tegelikult maailm ei lõppe sellest, kui sul jätad 20 kilomeetrit mingisugust... kui tõesti tööstusalad ei meeldi, sõidad rongiga sealt läbi. See on puhas reetmine. Kui sa lähed, siis autoga, rongiga, jalgrattaga ega millegagi muuga ei sõida. Võtad oma eesli või hobuse äärmisel juhul. Kondimootor, puhas kondi. Kuigi mulle meeldivad tegelikult need tööstusalad ka, siis see on jällegi teistmoodi vaheldus. Et kui sa oled olnud väga imekaunis looduses, siis see pakub teistsuguse võimaluse. Aga muide need eeslite igasuguste loomadega meenus ka, need eeslid aeg-ajalt ikka kohtab, sest tõepoolest nii-öelda ametlikult saab läbida ka eesli või hobusega, see on mõnevõrra keerulisem, sellepärast et neid alberge, kes loomadele saaksid pakkuda ka uluolust, on mõnevõrra vähem. Aga mäletan siiamaani ühte daami, kes eesliga rändas ja rääkis sellise loo, kuidas oli paar õhtut varem sattunud parki ööbima. Aga igatahes seal kaunil ööl olid nemad siis pargis ja hakkasid ennast seal vaikselt magama sättima. Kui tuli politseinik, kes ütles, et vabandust, aga see park pannakse nüüd lukku ja tegelikult teie siin olla ei või. Mille peale daam ütles, et tõepoolest ka see ei ole minu isiklik esimene eelistus, aga kahjuks eesel keeldub edasi tulemast ja kui te soovite ja
ja suudate selle nüüd minu eestlile selgeks teha, et me siit lahkuksime, siis olge lahked, minul pole selle vastu vähimetki, aga ja tõepoolest see eesel oli otsustanud, et temal mitte ei ole huvi sellest pargist tol ööl lahkuda, nii et sinna nad jäid, sest see politseinik tõepoolest ei suutnud veenda seda eeslit, ehkki selle eesli omanik oleks lahkesti nõus olnud. Vaat millised lood on, jah? No tuleb jah. Tuleb ette igasuguseid asju. Ei, see palverännak on ikka, tegelikult on see ülikihvt asi. Mis oleks sinu soovitus näiteks inimestele, kes käinud ei ole? Soovitus, et kui vähegi tundub, et siit midagi kõlab, nagu see võiks meeldida, siis minna. Ja see kõlab nii jaburalt lihtsa soovitusena, aga ma arvan, et see on siiski oluline öelda, et seal kõik asjad hakkavad juhtuma üsna kiiresti iseenesest, ehk siis see tõrge vahepeal, et esimest sammu teha, minna kuhugi eriti üksi, kui ei ole harjunud üksi reisima, et see tõrke ületamine võib olla kõige keerulisem asi, aga ma arvan, et kõik see, mis pärast seda juhtub, on juba väga ilus ja väga tore. Kuigi kõigile see ei sobi, ei peagi sobima, ei olegi vaja, aga kui vähegi kõnetab, siis on suur tõenäosus, et järelikult ka meeldib, kui juba seal kohal olla. Et just ongi see, et üks eesmärk nagu minul selle sama nagu jutuga siin, et minul oli 10 aastat see unistus ja ma tegin lõpuks ära ja ma olen üliõnnelik, et ma lihtsalt nagu hingeliselt olen siiamaani nagu täiesti vaimustuses nagu sellest, et ma käisin, see rännak oli, mis ma tahtsingi öelda, et järsku ma annan edasi selle nagu saatega täpselt selle, et kellelgi tekib ka see unistus. Ja võib-olla see unistus kestab samamoodi 10 aastat, aga üks moment tal tuleb meelde kõik see, et ta sai nagu näiteks siit nagu sellest podcastist nagu selle teadmise, et ma võiks minna nagu üksinda või kas või siis kellegiga koos, kui nagu üksi mindud ei saa. Ja siinkohal ka väga praktilistest soovitustest veel nii palju, et Eestis on olemas Eesti Jaakobide sõprade seltskond, kellel on 2 Facebooki gruppi on. Facebooki grupid, aga on ka kodulehekülg, kas ta on äkki jaakobidee.ee, ma arvan, ma loodan, ma ei valeta praegu. Seal on väga abivalmid inimesed, kellega ka mina ikkagi vähemalt kord üle paari aasta püüan Eestis ringi kõndida, tegutsevad Eestis aktiivselt ja aitavad alati. Nii et mina soovitaks Facebooki gruppe inimestele, et siin on erinevad grupid. Üks on Merle Ralman ja tema veab ühte gruppi. Ja ma ütlen kohe selle grupi nimetuse siia, see oli mul blogis ka seal kokkuvõttes oli mul pandud need mõlemad, see Eesti Jaakobide, nii Camino Estonia on üks grupp, mis Facebookis on, ja siis on eestlased palverändurid Camino de Santiago radadel on teine, et see on nagu populaarsem grupp, et eestlased palverändurid, et siin on Merle Ralman veab seda ja ta on hästi palju igasugust infot ja seal saab kõiki küsimusi küsida ja sellel grupil on ka chat olemas, kus chatis saab igasuguseid asju nagu jooksvalt küsida ja uurida, et inimesed on igatpidi abivalmis vastama kõikidele küsimustele ja tegelikult kogu informatsioon nende palverännakute eri teede kohta ja kuhu minna ja millest alustada, et see on tegelikult nendes gruppides kõik kätte saada. Ja see on nüüd tänasel hetkel tõesti muutunud väga-väga lihtsaks, et aastal 2010, mis ei ole veel küll sugugi mitte kaugete mägede taga, aga sel hetkel ikkagi oli see mõne võrra keerulisem tehtav ilusest ja ka selliseid grupikesi veel kuskil ei olnud. Nii et minul oli ka, et kui ma planeerisin niimoodi eksprompt minna, et aprillis ostsin piletid ja siis mai keskel läksin, et 6 aega vist enne panin piletid kinni ja siis hakkasin ma alles nagu selles maailmas niimoodi seal rohkem sukelduma, et mul oli tegelikult juba pikalt oli see millegi pärast kuskilt tuli mul see, et see Portugali tee on. Et see oli mulle kinni jäänud, et ma tahan seda nagu kõndida ja just see mind tõmbas see ookeani äär. Et mitte ainult nagu sisemaa, vaid ma saan seda ookeani äärt ka ja seda Portugali tee nagu osa nagu tegelikult saadki nagu on. Ja kuigi seal ujumisega on natuke kehvad lood, et see ookeanilaine on ikka natuke midagi muud ja hoovused, kui on mere ääres asi meil. Aga alustada kõige lihtsam ongi nagu tegelikult sellest
sellest Portugalide eest ja minu jaoks on see, et kindlasti võtke Portos endale mitu päeva, sellepärast et see on fantastiline, mis see jõe äär ja need. Ja saab ka Douro veiniala regiooni reisida sealt, väga mõnus. Tohutult ilus, seal jõeorus on väga ilusad need viinamõrred. Aga lisaks Portole võib-olla ikkagi, et kui nüüd sellele jutule ja neile soovitustele selline otseses mõttes nagu i-täpp panna, siis mainisin korra juba enne Finisterrat ja võib-olla jõuan siin tagasi selleni, et ükskõik kas võtta see 3 lisapäeva, et lõpuks siis oma rännakut või selle kaudu pikendada või siis lihtsalt sõita sinna kohale, et see on, ma ikkagi väga soovitan, sest see on ka tohutult ilus väike linnakene ja kui võtta ikkagi see õhtu päikeseloojanguga mere, seal just selle ookeani pärast. Et istud seal tuletorni juures, seal igaüks siiski siiamaani suudab leida tõenäoliselt endale üks isikliku kivikese, kus väga palju teisi inimesi ei paista ja vaadata seda ookeanit ja kui see väike loojumas paistab, on see väga ilus ja kui tema mingil põhjusel nii hästi ei paista, on ta ikka väga ilus ja saad aru küll, et miks see maailma lõpp tundus olevat. Ja ma sinna ise ei jõudnud, sest mul oli reisi pikkus 10 päeva kõik kokku Tallinnast minekuga, et ma oleks kindlasti taht minna ja ma olen mõelnud, et järgmine kord, kui ma lähen, et siis ma tegelikult kõnnin selle osa ka veel sinna otsa ära, et ma mäletan, et Merle kirjutaski kuskil gruppi seal oma selles eestlased palverändurid, et tema oli magamiskotiga, vist on seal mingi Kalju ääred või et oli seal ööbinud ka oma magamiskotiga väljas maganud, et soe oli, on ju. Seal on need rannakesi ka, kus ongi niisugused laabrid. Aga see on ka aastaaegade küsimus. Mina näiteks mõtlesin selle hästi läbi enda jaoks, et miks mina läksin maikuus ja ma tahtsingi nagu täissuve algust minna, on esiteks see, et meie jaoks on seal juba väga soe. Ja teiseks on see, et päevad on hästi pikad ehk valgusaeg. Kui sa sügise lähed, on ju, siis lähevad juba õhtud, lähevad nii vara tegelikult juba pimedaks, kui sa seal september-oktoober tegelikult lähed. Ja kuna mina olen see, kes tahtis pikalt käia aina terve päeva, et ma ei tahtnud nagu koha peale jääda, ja siis liikuda ikka kogu aeg edasi ja minna edasi ja kõndida, siis just see päeva pikkus, et päevad on nagu pikad, et õhtud ei lähe pimedaks, kui ma kõnnin ja kõik see. Et inimestel on vaata erinevad nagu, et mõni tahab sügise on ju minna sügisele, kevadel kõik õitses, see oli jube ilus, hästi ilus oli. Sügise on jälle kõik viljad ja kõik muud asjad. Seal Portugali teel saad ikkagi noppida konkreetselt neid maailma kõige viigimarr. Otse puu otsast, selliseid Eestis ei saa mitte ühtegi moodi. Ja kui sa nüüd ütlesid muudkui edasi tahtsid see minna, mis selle peale meenus üks hispaanlane Jesus, keda ma tee peale kohtasin ja üritasin siis hispaania keelt temalt muudkui õppida ja küsisin, et kuidas tagasi pöörama. Ja ütles, et tema mulle seda sõna ei õpeta, sellepärast et siin tuleb ikka minna ainult edasi. Tahtsin sult ühte asja veel küsida, et tegelikult sa alles hiljuti käisid, kas oli ülemaailmne Camino? Ja palverännu assotsiatsioonide kokkutulemine, mis oli väga napakas sellepärast, et esimest korda elus mina maandusin lennukiga Santiago de Compostela juures. See on ka esmane kogemus. Seda pole ma kunagi teinud, pluss kõndisin ainult sellest toimumiskohast linnakeskusesse ja tagasi, nii et see oli ka võrdlemist otter olukord. Ma sattusin sinna tänu sellele, et Epsok, kes on siis üks neist eestvedajatest Eesti Jaakobide sõpradel, kutsus mind ka, sest juhtumisi lihtsalt teised, kes seal tegevamad inimesed seal on hetkel ei saanud ja siis läksin hea meelega kaasa. Seal mitme päeva jooksul arutati siis ülemaailmse võrgustiku teid, et siin ongi võib-olla oluline siis mainida ära ka, et ehkki me oleme rääkinud siin nüüd suurem osa sellest ajast Hispaania teedest, siis tegelikult neid Caminosid on väga paljudes riikides, seda infrastruktuuri arendatakse pidevalt, ongi erinevad organisatsioonid igas riigis, kes siis vähem või rohkem põlve otsas või professionaalselt, kuidas keegi neid asju arendavad ja mis on nagu puhas rõõm, et tegelikult Eestisse satub järjest rohkem rändureid. Ja Eestis on ka meil palverännutee, et isegi kas ei ole 2 või? On kaks. On üks, mida on arendanud Lagle Paret
ja Pirita kloostri nunnad, mis läheb siis Piritalt Vanavasse linnasse, on selline kultuuriväärtuste tee. Ja siis teised on need Jaakobi teed, mis siis lähevad mööda kirikuid, siis põhimõtteliselt ikkagi Jaakobi tee kirikuid. Oled sa Eestis käinud? Olen teinud läbi erinevaid jupikesi, ma ei ole pikemalt muideks viis päeva on siuke maksimum. Praegu Merle teeb, et alguses nad alustasid nüüd, see on nüüd praegu iga kuu mingi pühapäev ja teevad nad juppe, et alustasid Pääsküla rabast vist Hagerisse ja Hagerist nüüd oli vist või oli see nüüd juba 3. sihtkoht, et nüüd lähevad Hagerist, et midagi niimoodi on, et on võimalik selle grupiga nendel pühapäevadel liituda, et see seal samas grupis ilmub see info, et Merle paneb üles, et kus kokku saadakse ja kus siis välja jõutakse ja kuidas siis sinna algpunkti või kuhu iganes nagu ühistranspordiga nagu siis tagasi saadakse, et siuke 20 kilomeetrised päevad või mis nad on teinud. Suvistel rännakutel tasub ka silma peal hoida, eriti kui ei ole veel päris kindel näiteks, et kas tahta minna Hispaaniasse või mitte, siis jarutada paar päeva Eestis koos toredate inimestega, kellest nii mõnegi käest saab küsida ja või võib-olla paremini aimu saada, kas see üldse sobib. Ja tehakse ka selliseid kirikutes erinevad, et mul siin kodukandis Mähel tehti eelmine aasta, see aasta oli ühes kirikus oli see, kus siis antakse seda informatsiooni, müüakse neid palveränduri Eesti välja antud passe ja erinevaid igasuguseid küsimusi, mida kellelgi tekkinud on võimalik seal esitada ja vastuseid saada, et need kõige suuremad palverännufundid on nagu nendel üritustel kohal ja jagavad kõike oma nagu kogemusi ja teadmisi nagu nendest. Siia lõpetuseks tahaks ma küsida nagu sellise küsimuse, mida ma tahan küsida tegelikult kõikidele. Kes oleks see inimene, keda sina tahaksid mõne huvitava teema kuulata ise? Podcastis nagu see on nii avatud küsimus, on nagu see vabal teemal kirjand et kes oleks selline inimene, kelle lugu näiteks sina mingist valdkonnas või mingist teemas üldse nagu kuulata tahaks, et mis sind köidaks nagu? Vaadake, sa oled liiga raske teema on praegu andnud, keda ma tahaks kuulata. Isegi sa ei pea tundma seda inimest, et ta on kuskilt kusagilt näiteks jäänud sul mingi mulje mingist, ma ei tea, meediast või asjast või... Ei, mul on sulle tegelikult vastus selle sama meie tänase vestluse põhjal. Mainisin EPSOK-u, kellega ma sattusin sinna palveranna organisatsioonide kokkutulekule. EPP on naine, kes töötab Pärnu, mis ta siis nüüd on? Pärnu Jaagupi on ju. Jah, võt. Nii. Ühesõnaga, mina tahaks kuulda EPSOK-u lugu, sest ma nüüd mõnevõrra olen temaga Hispaanias reisides küll lühikest aega sellest aimu saanud ja iga hetkega, kui ma kuulan, kuidas ta Pärnu Jaagupi koguduses tegutseb, milline on tema enda elukaar olnud, see ja kuidas ta on selle käigus inimesi aidanud erineval moel. Aga kelle nad on seal koguduses? Ega mina seda ameti nimetust täpselt ei teagi. Aga võt tema lugu tahaksin mina kuulda ja teistel kuulda lasta küll. Tänad soovituse eest. Võib-olla jõuab ka võib-olla siia. Et ma tahangi kokku koguda siukseid huvitavad erinevate inimeste, kes tulevad, ka nende nagu nägemust nagu teistest inimestest, keda nemad kuulata tahaks, et mina tahtsin näiteks sind kuulata ja ma kutsun ka teisi inimesi veel, keda mina nagu ise kuulata tahan, aga et palju põnevam on nagu see, et keda veel nagu need teised inimesed nagu kuulata tahaks, et me ise ju ei adu ka nagu kogu, et meil kõigil on oma piiratud nagu vaateväli, aga see on nagu sellest vaateväljast natuke välja hüppamine nagu. Jah, see vastus võib-olla on midagi sarnast neile dialoogide pidamise mõttele, millest me enne rääkisime ka, et need inimesed, kellel on mingis osas hästi erinev elukäik ja võib-olla isegi vaated, aga kellega mingisugune oluline asi ühendab. Ühendab, jah, täpselt. Sest kui on inimene väga sarnane sinuga, mis on siis räägis juba tead? Jah, kuule, aga selge. Loodetavasti kuulaja saisid ka endale võib-olla mingit inspiratsiooni või mõtteainest või... Ja kui ei saanud, siis ta tõenäoliselt ei ole siiamaani kuulanud. Täpselt. Nii et aitäh, ma olen väga tänulik, et sa tulid
aitäh sulle ja su kiši valmistamise oskusele. Jah, ja see on Ragne Värgi kiši retsept, mida tervitused Ragnele, sellepärast et tema on üks, keda ma siia olen tahtnud kutsuda ja oleme sel teemal juba rääkinud, nii et võib-olla üks päev jõuab ta ka siia. Nii, aitäh sulle. Aitäh.